Tere õhtust! Tagaplaanil on meil näha, siis valmistatakse ette seda kuulsat telelauda, mida oleme harjunud vaatama televiisoris. Praegu on seal veel ees katted, et kõiki näidata, mis seal siis, kuidas teda ehitatakse. Teise asjana vaatame natukene laudu. Vaatame siis, millised näevad välja EPT lauad. Lauad on oma suuruselt, võiksin öelda, sama suured. Võib-olla sellise meie jaoks harjumatult on poorte ääres näeme sellist valget valgust, mis on iseenesest väga hea, et vaadata oma taskukaarte. Ja loomulikult põhiasi, mis on siin, on topsihoided. Topsihoided asuvad siis igaühel parema käel ja on võimalik neid siis välja tõmmata. Toolide koha pealt võin öelda, et toolid paistavad esmapilgul samasugused, nagu on olümpikasiinos. Lähed mängu? Jah. Kuidas oled ette valmistada? Ei olegi. Mis äkki on? 33. Läheb. 20. Kas õpetusi küsisid või ei ole mõtet? Või kas teie käest üldse on mõtet küsida nagu õpetusi? Mis ta suur? Niimoodi lühidalt väga suurt kasu ei saa tulla. Enne valmistamise eest olema see, kui viimasel hetkel midagi öelda, see võib isegi rohkem segadusse ajada. Nii, räägi. Ma räägin. Kuhu sa lähed? Mida sa teed? Ma lähen Eureka Cupi teilt juurde ja olen väga excited, kuna juba sellepärast, et mul on suhteliselt okei stack ja mulle väga meeldib pokkerit mängida. Pokeri sõltlane, jah. Mis siin ikka juhtunud on? Midagi otsustasin eile, et ikka mängin seda ja Mida? Praha seda kappi 300 eurist ja tuli ära, ei tuu ja lähen vaatame edasi. Kuidas praegu on? Kuidas stacki seis on? 30 big blindi kuskil, üle keskmise. Sama, mis Ranno just rääks, sama stacki. Rannole väga meeldib pokker, kas sulle ka meeldis? No muidugi, mis ma seda viimased 8 aastat teinud olen. Nii, mängijad tulevad, staarid tulevad. Sõltlased. Tulge. Mul ei ole praegu, mul on tobivad. Meil on kiire. Palju oled sa suurendanud, oled sa vähendanud stacki? Olen natuke suurendanud. Ja praegu sujukalt kaardijooksa? Ei ole. Ei anta kaarte. Sa ilma peab mängima. Küsi kaarte. Ma küsisin. Ranna, räägi, mis toimub. Siuke kuhi on ees. See on just kaotasin päris suure poti, aga muidu on jumala fun. Just oli flash versus flash. Palju see stacki on? Mina nagu jooma üldse, ma tean. Mis ma mõtlen? Kuhi on ju kõige suurem. No jaa, aga ei ole neid 5-kiloseid, ei ole siis suhtes, et mingi 70 midagi vist. No mänguruumi on ühesõnaga. Nii, räägi mängu kulgu, kuidas on? Mängu kulgus. Ma ei tea, suhtes moodilt on siiani läinud peale selle nüüd viimase käe, mis oli flash versus flash. Aga laud on suhteliselt soft, et nagu mingit nagu... Üks venene on avab päris palju, aga keegi ei tundu nagu olevat mingi väga probleemne. Ja ma ei tea, go with the flow. Aga mingit huvitavat situatsiooni, mis on olnud selle jooksul siin? See oli päris huvitav praegu, see 8-6 flash, nagu ma võin rääkida pikemalt ka, et siuke käsi oli, et ma Puttonini folditi minuni ja mul oli 8-6 suited. Ja small blindil oli 20 big blindi stack noor tüüp, kes tribetib päris palju ja big blindil oli vanem konservatiivne mängumees. Ja ma otsustasin limpida, sellepärast, et stack size, mis small blindil oli täpselt riistav stack ja mul oli käsi ja positsioon. Ja ma tahtsin nagu realise'ida ikutit nagu post-flop selle käega ja mängida in position 2 nagu natuke nõrgema mänge vastu. No tegelikult see small blindil nii nõrk mänge ei ole, aga nagu mul on in position, mul on positsioon selles suhtes, nagu, et pole probleemi. Ühesõnaga checkiti maha, small blind ka complete'is ja flop oli 6-3-2. 2 ristit, mul oli 8-6 ristid. Check, lead, ma otsustasin call'ida lihtsalt ja turn oli 2 ja tema petsis edasi, siis ma otsustasin uuesti call'ida ja river oli risti 9, mis tundus chin guard enam-vähem.
mis otsustas, mis tuli välja, et ta võttis hästi pool potti 15 000, siis ma maksin kinni selle ja ta oli 10-5 ristit, no. Unlucky. Mis ikka. Nagu ma ei tea, väga ainuke asi, mis oleks võinud teisiti teha, võib-olla floppi reisida. Ja nagu tegelikult pre-flop võib ka nagu minna reisima fine, aga lihtsalt ma otsustasin seekord limpida. Et nagu läks nii. Thank you for your patience there. We have 230 pairs remaining. We are all at the money. Dealers, you can continue to deal, please. Dealers. Praha kapp jõudis rahadesse ja siin samas meie ümber ongi 3 Eesti mängijad ka, kes nagu ainsatena meist rahadesse jõudsid. Tomil oli siin just ässad, mis ka kaamerale jäid ja sai natuke juurde, ta on küll päris shordi stackiga. Aga teised on ka siin läheduses, Ranno jäi just pildile massööriga. Et Anneli jõudis ka rahadesse, mis on päris tubli saavutus. On meil mõned mängud mänginud ikka välismaal, aga see on esimene nagu rahvusvaheline cash tal. Et hea meel on nii mul kui tal. Eks ole ju üks suuremaid turniire ka. Kuidas kommenteerima? No, ma ei näinud džipi suurust, hunniku suurust, aga täitsa standardlükke. Jäst, ma ei tea, 4 ühest maistist ja seda lükkaks isegi sügavamalt natuke. Täitsa standard seal. Kes on nagu Eesti stiilsem pokkerimängija? Stiilsem? Praegu ma arvan kindlasti Ranno on üks silmapaistamaid. Aga muidu, ma ei tea, Maarja-Liis Ilus on stiilne. Kes kõige stiilsem on? See on lihtne, Kaspar Vallisaar. Ma ei tea, ei jälgi mängijaid selle pilguga. Mina? Eesti stiilsem pokkerimängija. Ma arvan Mati Pirne. Ei no selles, et no ma ei tea, Eesti pokkerimängijad väga ei ole väga stiilsed. Mati Pirn. Räägi. Nüüd ma räägin, sa ei tohtinud filmida, kui kõige välja kukutakse olema.